sadama kohta vaatama, sellepärast et siin on ju teine korter on meil siin täpselt. Ja tulin uurima sadama kohta, vaadake kui ilus selge vesi on. Ja siin on mõned paadid müügis ja ma tahtsin näidata ja näete, selline maksab, see on samasugune, sama suur. Ja see maksab 3500 euri. Võrgumasin on muidugi peal, selles suhtes on okei, aga ma ei ole üldse kindel, et ma võrguga püüdma hakkan. Võib-olla ainult longline ja krabi neid omaare. Aga mis on nagu imestama paneb mind on see, et nendel kuradi vanadel kalapaatidel on kõikidel on, sellel on siin 8 hobust ainult peal. Noh, ja mõtle, see kuradi kajut on ka nii väike, sinna ma ei mahu, mootor on selle all siin kuskil, kui midagi vaja teha on, siis ma ei mahu seal vahetama midagi. Minu arust tundub nagu täiesti mõttetu, ma ei tea, miks neil nii väiksed mootorid on peale pandud. Ja see maksab, ma olen teist ka vaatama ja siis lähen täna veel oma paadi juurde, et seal seda teha, et vaadata, mis rekka läheb, võtab peale ja toob selle ära. Ja siis hakkan, seal näitan teile ja räägin natukene, mis mulle kaasa tuli selle paadiga, ütleme niimoodi. Aga ma tulin jah mõtlesin, vaatan seda ka siin, aga noh, mul ei ole süksega mitte midagi teha, see kajut on nii väike. Neil on kõigil nii väiksed kajutid, ma lähen kohe sinna allapoole ka ühte teist vaatama, mis maksab siis 7000 euri. No. Mul ei ole lihtsalt selle kajutiga mitte midagi teha, välja sa sealt ei näe, ära sa sinna ei mahu, mootori juurde sa õieti ei pääse, täiesti tühi üritus ja 8 hobust, aga noh, ma lihtsalt oma peas kokku ei pane ühte asja, et kuidas nad selle 8 hobusega nagu kui ütleme, tuleb nüüd 2-3 meetrit lainet, kuidas sa vastu lainet hoiad selle 8 hobusega, ma ei kujuta ette. Meil olid ikka, ma põhjas olin tormis seal, siis kurat, meil olid ikka võimsad mootorid vahel, et üles pressida sealt lainest üles ja alla sõita. Aga neil on kõigil, nagu te näete, siin on samamoodi, noh, see kajut on nii väike, noh, kui seda vaja. Nüüd see on täpselt sama suur kui mul, mis ma ostsin. See on täpselt sama suur. Siin. Mis sa selle kajutiga teed? Esiots on kinni, keskel on siis 2 meetrit ruumi, no mis kuradi kala sa püüad süksidales? Ei tea, jah, kuidagi. See on juba sükke õigem asi, ütleme. Aga nii on, reis. Ma lähen siia nurga peale, seal on üks ka müügis. Lähen vaatan seda, aga mul on selles suhtes väga hea meel, et ma sain täiesti lahti see. Kaalub kuradi 2 tonni on ja 11 hobust sapp on seal vahel, mis pidi siis olema täiesti pommikindel mootor. Ja mootori vahetusega on niimoodi, et ma ei kujuta üldse ette, kas seda kuna seal tuleb, selle paadil on kalapüügi õigus kaasas ja see paat on registreeritud kalapaadiks, kõik mootori jõud ja pikkused ja värgid, kõik on selle nime all. Ma ei ole üldse kindel, kes seda mootorit seal vahetada saab. Aga noh, kuidas teile nagu paremini selgeks teha, siis selle teema on selline, et kas et kui te võtate A8 ja proovite sinna kädile keskalaidi mootori peale panna, siis see tuleb kuidagi nagu registreerida ka. Ja nende kalalisentside ja värkidega on päris keeruline teema, ütleme, kui sul paadil on juba see litsents antud, et see paat nagu on kinnitatud kalapaadiks, siis ümber teha seda mootorit ja ma ei tea üldse, eks seda näha ole. Kõige ennem ma tahan testida seda oma paati. Nüüd see on täpselt sama, mis mul on. Nordan 21. Noh, ja vaadake, siia on jälle kajut peale topitud on ja see maksab 7000 euri siin nüüd. Ja nende Nordani, kuna see Nordan 21 on kõige parem, siis nende hinnad lähevad kuni 20 tonni euri. Ei tea, jah, eks vaatab. Proovin, täna lähen sinna. Täna lähme vanakaluritega sinna, vaatame, siis läheb rekka, võtab peale, toob ära selle sinna kalamaja juurde ja eks sealt tuleb hakata kõpitsema, natuke see mootor läbi käia ja siis tuleb ta siia ära tuua kuhugile.
sest siit me hakkame välja sõitma, aga ma ei ole kindel, et ma võrkudega üldse hakkan püüdma. Ma võib-olla hakkan long line'iga püüdma. Et long line ja need omari püünised, nagu te siin näete peal on. No see maksab 7000 siin, 7000 euri on müüa, no, palun väga. Ma sain tonniga kätte oma ja et nad on hästi tormikindlad, aga see on vähe uuem versioon. Need vanad, mis esimesed ehitati, need ehitati, vanad kalurid räägivad, et need ehitati hästi tugevast plastikust, 2-3 korda tugevamast plastikust, kui praegu ehitatakse, et nüüd üldse. Aga selge, eks järgmises videos näete, kuidas me juba maha võtame ja transpordime ja teeme ja eks siis hakkab pull pihta. Ma teen seal nipet-näpet ära, sellepärast ega seda külmaga seal seda põrandat ja seda teha ei saa. Et ma teen seal nipet-näpet ära ja siis toon ta siia vette ära ja siin hakkab see kalapüük pihta, ütleme nii. Et praegu nad võtavad siin suurt eeringa hooaja lõpp on. Vaat. Nii et kui tahad näha seda püüki, siis jälgi, mis me teeme. Lepaossiga hakkame, lepaoss on ka siin olemas. Nina on punane peas, ju on külm. Vaat nii on lood, aga me lähmegi kohe, võtame 2 kalurit peale, vanad kalurit ja sõidame sinna paadi juurde. Ja paneme selle käima ja vaatame, mis seal on. Vaat nii on lood. Olge tublid.